Pildiraadio vaatajaid. Täna on siis juba kevadkuu ja märtsikuu on ka nii-öelda kirikukalendris selline palve- ja paastukuu. Ja tänase hommiku sellise mõtte loen Jumala sõnast ja teen seda ühes teiega, kellel teil on Jumala sõna kaasas, võite avada selle Taaveti laulud 34. Ja loen siit selle laulu, kus Taavet alustab ja nii nagu meie ikka ka oleme alustanud kiituse ja tänuga. Ma tänan Issandat igal ajal. Alati on tema kiitus minu suus. Issandast kiitleb mu hing, viletsad kuulevad ja nad rõõmutsevad. Ülistage Issandat koos minuga ja tõstkem üheskoos kõrgeks tema nimi. Ma otsisin Issandat ja tema vastas mulle ning tõmbas mu välja kõigist minu hädaohtudest. Kes tema poole vaatavad, säravad rõõmust ja nende palgele ei tule kunagi häbi. Siin see armetu hüüdis ja Issand kuulis ning päästis tema kõigist ta kitsikustest. Issanda ingel on leerina nende ümber, kes teda kardavad ja ta vabastab nad. Maitske ja vaadake, et Issand on hea. Õnnis on mees, kes tema juures pelgupaika otsib. Kartke Issandat, teie tema pühad, sest neil, kes teda kardavad, ei ole millestki puudust. Noored lõvidki väsivad ja on näljas, aga kes Issandat otsivad, neil ei puudu mingit head. Tulge, lapsed, kuulge mind, ma õpetan teile Issanda kartust. Kes aga oled, kes hea meelega elaksid ja armastad elupäevi, et näha head põlve? Hoia oma keelt kurja eest ja oma huuli pettust rääkimast. Hoidu kurjast ja tee head. Otsi rahu ja nõua seda taga. Issanda silmad on õigete poole ja tema kõrvad nende appi hüüdmise poole. Issanda pale on pahategijate vastu, et hävitada maa pealt nende mälestus. Õiged kisendavad ja Issand kuuleb ning tõmbab nad välja kõigist nende kitsikustest. Issand on ligi neile, kes on murtud südamelt ja päästab need, kellel on rusutud vaim. Õiget tabab palju õnnetusi, aga Issand tõmbab tema neist kõigist välja. Ta hoiab kõiki tema luid, liikmeid, ükski neist ei murdu. Kurjus surmab õela ja need, kes vihkavad õiget, mõistetakse süüdi. Issand lunastab oma sulaste hinge ja süüdi ei mõisteta ühtki, kes tema juures pelgupaika otsib. Sellise laulu laulab Taavet ehk palve tõstab Taavet Jumala poole ja tänavu aasta nii-öelda paastumise vihikud, mida on ka meil siin saada, on üles seatud ka see teema, kus on Jumala valgus selles maailmas. Ja Jumal tõepoolest on valgus. Sellest räägib ka Piibel ja võiks öelda, et me kõik oleme kutsutud seda valgust sisse hingama. Selles käima, selles elama ja peame ka tõdema seda, et kui ei ole valgust, siis ei ole ka elu. Valgus annab ju kõikidele sellele, mida me näeme siin ja kus me ise viibime, elu. Valgus on tohutu oluline, tohutu tähtis ja Jumal on valgus. Jumala valgus annab sinule ja minule ka täna elu. Ja siin Taaveti laulus eriti tahaks esile tuua salmi 6, kus ta ütleb, kes tema poole vaatavad, ehk siis kes vaatavad Issanda poole, need säravad rõõmust ja nende palgeile ei tule kunagi häbi. See on midagi, mida Taavet koges ja ma usun, et nii mitmedki meie hulgast seda on kogenud, et kui me tõstame oma pilgud Jumala poole, siis see on üks hetk, kus me tajume, et see ei tulegi meist enestest, vaid Issand paneb meie näod särama ja rõõmutsema. Ja täpselt nii ta ongi. Tahame ka alustada tänast Jumala teenistust ühe kiituse ja tänuga, nii nagu tegi seda Taavet, vaadates siis meie lunastajale, päästjale, Jeesusele Kristusele. Ja täna on ka kuu teine pühapäev, kus me tuleme ja murrame leiba
Ja piibel siin kõneleb nii Uues Testamendis mitmes kirjas kui ka evangeeliumites, et me mälestame seda, mida Kristus meie eest on teinud, aga samas meie pilk on ka suunatud ettepoole, sellele, millele me oleme vastu minemas. Ja täna on ka Toivo meie keskel ja võtamegi sellise tuntud üldlaulu kõigepealt üheskoos laulda ehk Jumalale kiituseks tuua. Ja ma usun, et on hea, kui me tõuseme püsti ja sõnad tulevad seina peale. Suur Jumal! Näin, mis oled loonud, nii targalt ainult oma sõnaga. Kõik loodus sinu väest on elu saanud ja hoiad kõike helde meelega. Siis peab mu hing sind kiitma lauluga. Küll oled suur, mu issand sa. Siis peab mu hing sind kiitma lauluga. Küll oled suur, mu issand sa. Taeva laotust minu silmad näevad, kus päike, kuu ja tähed säravad, mis seatud teedel ilmaruumis käivad ja päevi aastaid meile määravad. Siis peab mu hing sind kiitma lauluga. Küll oled suur, mu issand sa. Siis peab mu hing sind kiitma lauluga. Küll oled suur, mu issand sa. Järgmine salm, jah? Kui soojeb meid kevad tuli tunnen ja kauneid õisi täis on haljas maa. Kui metsas rõõmsaid linnu hääli kuulen
kõik veed on pääsenud vabalt voolama. Siis peab mu hing sind kiitma lauluga. Küll oled suur, mu issand sa. Siis peab mu hing sind kiitma lauluga. Küll oled suur, mu issand sa. Kui kõve hääli minu kõrvu kostab ja välgu valgus sähvib taeva all. Kui viiluvihma sagar loodust kastab ja kerkib viker karnis äraval. Siis peab mu hing sind kiitma lauluga. Küll oled suur, mu issand sa. Siis peab mu hing sind kiitma lauluga. Küll oled suur, mu issand sa. Ja viimane salm. Ja kui veel piiblis seda olen näinud, kui suur su arm on olnud algusest, et oled armastuses poja saatnud ja andnud risti surma minu eest. Siis peab mu hing sind kiitma lauluga. Küll oled suur, mu issand sa. Siis peab mu hing sind kiitma lauluga. Küll oled suur, mu issand sa. Kiidame jätkuvasti edasi. Isa, me täname sind selle imelise hommiku eest ja sinu armu eest ja seda, et sina oled öelnud, et sa oled maailma valgus. Issand, me palume, et ka täna meie südamesilmad saaksid valgustatud ja et me näeksime, mis on see kutse, milleks sa meid oled kutsunud. Issand, me täname sind sinu sõna eest ja sõna kuulutajate eest. Anna, issand, ka täna oma püha vaimul see julgus ja vägi nende sulaste üle, kes tõusevad kuulutama sinu sõna. Tänu sulle, issand, et me ka sinu ette võime tuua need eestpalved, mida täna on toodud. Jeesus, sa näed ühte abielupaari, kelle sees ja kelle ees on raskused. Ja issand, kui seal on asju, mis ei ole kooskõlas sinu sõnaga, kuid ometigi nad hüüavad sind ja tahavad sind teenida, siis me palume, et püha vaim, sina võiksid pehmendada nende südameid ja tuua üks lepitus nende vahele. Issand, me palume need kallid inimesed sinu kätte ja täname sind, et sinul on maad ja ruumi liikuda oma vaimus kõikjal. Puuduta nende südameid. Täname ka, Jumal, nende armsate õdede-vendade eest, keda sa oled kutsunud, kuid kes täna tajuvad oma ihus haigusi. Issand, las sinu tervendav vägi puudutada just sellel hetkel ka nüüd nende ihusid ja tee nad terveks, issand, et nad võiksid sind taas kiita ja ülistada. Me täname, Jumal, sind kõige selle valguse eest, mille sisse sa oled meid asetanud, mille sisse sa oled meid kutsunumas täna ka. Ja kui on meie hulgas neid, kes tajuvad, issand, et nende elu on läinud rööbastest välja
ja nad igatsevad issand otse, kui Taavet igatses, et ka murtud süda võiks taas saada parandatud, siis paranda need südamed täna. Ka siin selles paigas me kiidame ja täname sind, Jeesus. Amen. Täname issandat selle eest, et on ustav. Ja ta on igavesti suur ja ta on igavesti meiega ja tema armastus jääb kestma. Täna issandat me kuulime, ta armastus jääb kestma. Ta on hea ja kõigist kõrgemal, ta armastus jääb kestma. See jääb, aitama meid siirda, ta armastus jääb kestma. Tema nimes on meil lunastus, ta armastus jääb kestma. See ustavuse eest, issand, sinu armastuse eest. Halleluuja.
südant tervenda. Päästab ta laula heilud tormides, laula pimeda maa söös. Päästab ta vabana, rõõmsa hääle tõstame, laulge hingitega koos, et kõik maailm teaks, Jeesus päästis meid. Tõsta hääl, et kõik maailm teaks, Jeesus päästis meid. Laulame, et kõik maailm teaks, Jeesus päästis meid. Tõsta hääl, et kõik maailm teaks, Jeesus päästis meid. Sa päästed tood ja ilmutad, mis siis all südames. Sa tõusid, et võiks päästa meid, su vaim on meie sees. Laulame, et kõik maailm teaks, Jeesus päästis meid. Tõsta hääl, et kõik maailm teaks, Jeesus päästis meid. Laulame, et kõik maailm teaks, Jeesus päästis meid. Tõsta hääl, et kõik maailm teaks, Jeesus päästis meid. Laulame, et kõik maailm teaks, Jeesus päästis meid. Tõsta hääl, et kõik maailm teaks, Jeesus päästis meid. Laulame, et kõik maailm teaks, Jeesus päästis meid. Tõsta hääl, et kõik maailm teaks, Jeesus päästis meid. Jeesus päästis meid. Jeesus täna ja homme, samaks ta jääb. Jeesus täna ja homme, Jeesus samaks sa jääd. Jeesus, sa päästad ja teed terveks, kui hüüan su poole. Jeesus, Jeesus, täna ja homme, Jeesus, samaks sa jääd. Jeesus, sa päästad ja teed terveks, kui hüüan su poole. Jeesus, kui hüüan su poole. Jeesus, on jääb su armastus, su vägi võitmatu. See kõik on mu jaoks, kui ma su nime vaid julgelt appi hüüan.
samaks sa jääd. Jeesus, sa päästad ja teed terveks, kui hüüan su poole. Jeesus, täna ja homme, Jeesus, samaks sa jääd. Jeesus, sa päästad ja teed terveks, kui hüüan su poole. Jeesus, täna ja homme, Jeesus, samaks sa jääd. Jeesus, sa päästad ja teed terveks, kui hüüan su poole. Jeesus, kui hüüan su poole. Jeesus, kui hüüan su poole. Jeesus. Jumala vaim on, seal on vabadus. Kus Jumala vaim on, seal on vabadus. Vaata taeva poole, seal on vabadus. Vaata taeva poole, seal on vabadus. Vabadus valitseb, halastus voolab, langes kõigile, siin on vabadus. Vabadus valitseb, halastus voolab, langedes kõigile, siin on vabadus. Kui väsinud ja rannus, seal on vabadus. Väsinud ja janus, seal on vabadus. Jeesus selge kannab, seal on vabadus. Jeesus selge kannab,
Tänu Jumalale, Jeesus valitseb. Olge head ja võtke istet. Ja nii see on, ei saagi teisiti olla, sest Jumal ise ütles, ma läkitan oma poja ja temale saavad alistatud kõik võimud ja väed, mis iganes selles maailmas on. Ja sõbrad, ei olegi teist nime, milles oleks vabadus või vabastus. Piibel väga selgelt räägib, Jeesus ise ütleb, mina olen tee, tõde ja elu ja ükski ei saa isa juurde muidu kui läbi minu. Ja see vabadus ei olegi alati selles mõttes võib-olla käega katsutav, et see on nagu vabadus, mis on sinu sees ja mis on kogetav ja mille sa oled läbi elanud ainult koos Jeesusega, sest Jeesus teeb vabaks. Ei aita, kui sa hüüad appi niinimetatud võib-olla teisi jumalaid, keda sa arvad, kes võiksid sind vabastada. Mõni arvab, et selleks on raha, mis mind lõppude lõpuks ikkagi vabastab kõikidest mu piinadest ja muredest. Paraku see nii ei ole. Raha ei saa teha inimest täielikult vabaks, sest raha ei ulata südameni. See on midagi, mille eest sa saad tasuda teatud asju. Vabaks teeb Jeesus Kristus. Vabadus tuleb tema käest. Ja siin ei ole midagi juurde lisada või ära võtta, vaid selle kohta mina ütlen aamen. See tõesti nii on. Jeesuses on vabadus. Ja need, kes on kogenud seda vabadust, teavad ka, et see, mida me täna tuleme ja mälestame, see on üks osa nii-öelda kristlase elust. Ta tuletab ikka meelde seda, et tänu issandale, et ühel päeval mina kogesin seda, et ka minu patud on Golgata ristile kantud ja usus võisin vastu võtta. Ma tahaksin täna, enne kui me tuleme leiba murdma, jagada teiega mõned mõtted ja see võib olla mõne jaoks meeldetuletus, mõni teab juba seda niigi täpselt, aga võib-olla on siin neid, kes ikkagi mõtlevad, et kuidas ja mil viisil siis ikkagi võiks ja saaks sellest osa võtta. Mina kasutan täna ühte materjali, mille on ka üks piibli uurija kirja pannud ja üks Soome vend, Juhani Kuusimo, on kirjutanud väga erinevatel teemadel, uurinud piiblit ja sealhulgas ka pühaõhtu söömaaega. Ma ei loe kõike seda, mida ta on siia kirja pannud, aga mingid kohad ma tahaksin küll ette lugeda, et igal ühel oleks nii-öelda selge arusaam, mida see tähendab tema jaoks, mida see tähendab minu jaoks. Pühaõhtu söömaaja, võib-olla nagu vaatame natuke tagasi, ajalugu on järgmine. Algkogudusele järgnenud sajanditel muutus pühaõhtu söömaaja õpetus mitmel viisil. Alguses kutsuti armastuse söömaaja ande tänuohvriteks, kuid vähehaaval hakkas see nimi tähistama pühaõhtu söömaaega ennast ja seda juba Justinius Märtri ajal 2. sajandi keskel. Edasi muutus pühaõhtu söömaaja tähistamine üha enam ohvri toiminguks. Missa ohvriks, kus Kristuse ihu ja veri ohverdati üha uuesti rahva eest. Samal ajajärgul jagunesid arvamused pühaõhtu söömaaja tähenduse suhtes. Osa kirikuisadest, näiteks Origenes, Basilius Suur, Gregorius Natsinaist, pidas kinni pühaõhtu söömaaja vaimulik sümboolsest tähendusest. Osa vanadest, näiteks Chrysostomos ja Kirillus, õpetasid, et Kristuse ihu ja veri on sakramentaalselt ühendatud leiva ja veiniga. Neid kahte pühaõhtu söömaaja käsitlust nimetatakse vastavalt sümboolseks ja sakramentalistlikuks. Augustinuse seisukoht sisaldab elemente mõlemast käsitlusest, kuid ta ei uskunud, et leib ja veri muutuvad Kristuse ihuks ja vereks. Hiljemalt 9. sajandil hakati katoliku kirikus selgesti esitama transsubstismi ehk muutumise õpetust.
selle õpetuse põhjal olid leib ja vein välise vormi poolest selle õpetuse põhjal olid leib ja vein välise vormi poolest leib ja vein, nii nagu nad olid. Kuid olemuselt muutusid õnnistades Kristuse ihuks ja vereks. Õpetus kiideti lõplikult heaks 1215 aasta ja kinnitati Tridenti kirikukogu koosolekul 16. sajandi keskel. Nii et me näeme ühte ajalugu, kus on olnud erinevad arvamused sellest, mida ja kuidas viisil seda teha. Usupuhastajad hülgasid katoliku muutmisõpetuse, kuid jagunesid samamoodi kahte leeri püha õhtusöömaja tähenduse suhtes. Luter pooldas Jeesuse sõnade põhjal, see on minu ihu. Õpetust ehk seisukohta, et Kristus viibib tõeliselt pühas õhtusöömaja leiva ja veini juures. On ühesõnaga nendega koos, kes seda toimingut läbi viivad. Zwingli ei nõustunud ideega, et Kristus viibib ihulikult pühas õhtusöömaja juures, vaid õpetas, et leib ja vein sümboliseerivad Kristuse ihu ja verd. Seega oli püha õhtusöömaaeg temale vaid mälestussöömaajaks. Calvin võttis vahepealse seisukoha ja seletas, et Kristus viibib vaimulikult tegelikult püha õhtusöömaja juures ning et leib ja vein tähendavad Kristuse ihu ja verd. Need tõlgendused on jäänud elama protestantlikes kirikutes. Püha õhtusöömaaeg on Kristuse isiku ja tema töö mälestamine, nii nagu meiega seda ikka kogu aeg nagu rõhutame. Jeesus ütles leiba murdes, tehke seda minu mälestuseks. Nüüd kujutage see pilt enda silme ette, kus Jeesus on jüngritega koos. Ta võtab selle leiva ja ütleb, tehke seda minu mälestuseks. Paulus kordas sama nii leiva kui karika kohta. Kui Jeesus need sõnad ütles, oli ju tema ihu tegelikult laua ääres. Oli ju nii. Ja mitte leivas ega veinis. Seega esindasid leib ja vein tema ihu ja verd. Püha õhtusöömaaeg on uue lepingu nähtav meeldetuletus ja kinnitus. Püha õhtusöömaaeg kuulutab nähtaval kujul Jeesuse ihu ohvrit ja tema verel põhinevat andestust. Ja need, kes nüüd on usklikud, usklik kogeb seesmiselt Kristuse lähedal olu püha vaimu kaudu. Ja sel kombel on püha õhtusöömaaeg Kristuse vere ja ihu osadus. Kristuse teene vastuvõtmine püha õhtusöömaajaga kinnitatuna ja tema teene tunnistamine. Igaühel nüüd, kes usub Kristuse ihu ohvrisse ja tema lepituse veresse, kinnitab püha õhtusöömaaeg andestust. Sa oled saanud oma patud andeks. Usu objektiks ei ole nähtavad elemendid, vaid Golgata töö. Nähtavad elemendid on sümbolid, mis kinnitavad seda tööd. Püha õhtusöömaaeg kuulutab koguduse ühendust. Nii nagu üks leib koosneb mitmest terast, koosneb üks kogudus mitmest liikmest. Püha õhtusöömaajast osavõtja kuulutab omakorda issanda surma teistele. Nii tunnistab ta Kristuse poolt valmistatud päästet ja näitab, mis on õige ohver. Pühast õhtusöömaajast osavõtja kuulutab ka Kristuse tulemist. Püha õhtusöömaajale kogunev rahvas kuulutab ette Jumala rahva lõplikku kogunemist ühisele söömaajale Jumala riigis. Seega viitab püha õhtusöömaaeg nii ette kui ka tahapoole. Kes on siis püha õhtusöömaajale kõlblikud? Pühast õhtusöömaajast osavõtja peab olema uuesti sündinud.
issand seadis püha õhtusöömaaja oma jüngritele. Kristlane, kes on usus sõna oma südamesse vastu võtnud, võib vastu võtta leiva ja karika. Isa riiki, kus maitstakse uut veini, pääsevad vaid uuesti sündinud. Ka siin kuulub pühaõhtusöömaaeg vaid uuesti sündinuile. Ainult nemad suudavad mõista pühaõhtusöömaaja vaimulikku tähendust ja ka õnnistust. Pühast õhtusöömaajast osavõtja peab olema usklikuna ristitud. Pühaõhtusöömaaja aega peeti ristitud jüngrite osaduses ja see moodustas osa koguduse Jumala teenistusest. Aga kuna Jumala riigi suurel pühal õhtusöömaajal on ilmselt nii usklikena ristitud kui ka neid, keda ei ole ristitud, ei tohiks leiva ja veini andmisest ristimata usklikule teha väga suurt küsimust. Vähemalt ei ole siin tegemist patuga. Siiski räägivad algkoguduse praktika ja pühaõhtusöömaaja tähendust kinnise leiva murdmise kasuks. Leib ja vein siis jagatakse ristitutele ja uuesti sündinutele. Pühaõhtusöömaaeg rõhutab selles mõttes selle kuuluvat osa. Ristimisel ristitakse usklik Kristuse surmasse. Kui sa oled läinud, eks ole, ristimise veest läbi, siis sind maetakse maha ja sa otse kui sured, sinu vana elu jääb sinna. Ja pühaõhtusöömaajal kuulutab ta seda surma. Kui leiva murdmisest osavõtja ei ole ristitud, on tema kuulutuse ja elupraktika vahel teatud mõttes vastuolu. Ta kuulutab seda, mille uskumist ta ei ole ju demonstreerinud, kui nii võib öelda. Pühast õhtusöömaajast osavõtja peab enese läbi katsuma. Tuleb ennast uurida, kuid mitte kõrvale jääda, vaid meelt parandada. Siis on püha õhtusöömaaeg õnnistuseks ja isegi tervenduseks. Võib-olla mõnda see siinkohal natukene valgustas, kuidas on olnud see ajalugu. Vahepeal oli isegi aeg, kus seda üldsegi ei praktiseeritud. Ja piiblist me leiame ka kohti, kus me näeme, et oli aeg, kus nad tulid kokku lihtsalt sööma ja jooma. Aga see ei olnud õige viis, see ei ole lihtsalt söömine ja joomine, vaid siit ka lugedes me kuulsime, et see on ikkagi üks koguduse osa. Ja tõepoolest, kes on uuesti sündinud, siis nemad ju mõistavad selle vaimulikku tähendust. Muidugi võib olla siin ka erinevaid arvamusi, nii nagu algkoguduse ajal oli ka, ühed arvasid üht, teised teist viisi. Aga ma usun, et kes me oleme uuesti sündinud, me mõistame seda, mida Kristus on meie eest teinud. Me ei oleks täna siin. Me keegi ei oleks saanud oma patte andeks, kui Kristus ei oleks meie ees surnud. Ja tõepoolest, kui ta leiba murdis, siis oli ju tegelikult ta ise nende keskel. Aga pühavaimu läbi on loomulikult Jeesus seal, ta ütleb isegi seal, kus 2 ja 3 on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel. See on vaimu läbi, eks ole. Ja ta on tõepoolest siin ja meil on ka siin nii-öelda väliselt tordi alus. Ja me kasutame karikas mahla. Eks ole? Need välised nii-öelda vormid, mis siis sellisel kujul on, aga see sisu on just see, mida me ka lugesime. Ma loen veel, enne kui tuleme ja murrame leiba, täname issandat, loen 1. Korintuse kirjast ja teen seda 11. peatükist, kus siis apostel Paulus jätab kogudusele juhtnööre, sealhulgas ka pühaõhtusöömaaja ja selle korrast. Ja siin 23. salmist alates ta ütleb, sest ma olen issandalt saanud, mida ma olen andnud teilegi, et issand Jeesus sel ööl, mil tema ära anti, võttis leiva, tänas, murdis ja ütles, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Tehke seda minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis ta ka karika
pärast õhtu söömaaega ja ütles, see karikas on uus leping minu veres. Nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. Sest iga kord, kui te seda leiba sööte ja karikast joote, kuulutate teie issanda surma, kuni tema tuleb. Ja meie oleme ka kasutanud väljendit issanda surma mälestamine, kuigi me teame, et siin ka kasutatakse erinevaid väljendid, armulaud, pühaõhtu söömaaeg, nad kõik tegelikult on seda. Ja toetudes sellele sõnale, me näeme siin ka, et issand ütles Paulusele, tehke seda minu mälestuseks. Ja samas me näeme, et me vaatame ka ettepoole. Ma palun, et ka vennad Tõnu ja Ain ja Aivar, olge head, tulge ja täname ka issandat, et me oleme võinud tulla ja osa saada sellest lunastusest ennekõike. Ja Alois äkki aitab siis. Tõnu, ole sina hea ja täname issandat ka ihu eest, kuhu meie kuulume. Isa taevas, me ülistame sind, et sa oled oma kalli poja Jeesus andnud, kelle õhu murti ristil meie eest, issand. Me ülistame sind, et issand, me võime seda mälestada, issand. See on üks ajaloo keskne sündmus, issand, kus sina läksid ristile ja surid meie eest, tõusid üles, issand, aga me täname, et sinu ihu on täna maa peal, issand. Ja me võime kuuluda sellest, issand, olla sinu käed ja jalad ja issand, sinu silmad ja kõrvad, issand, siin maa peal, isa. Ja me ülistame sind, isa, ja me täname sind, isa. Aga me täname, isa, et see osa võib olla ka üks üleloomulik kokkupuutepunkt sinuga, issand. Ja isa, ja me täname, et me võime selle sees, issand, oodata mida iganes sinu käest, issand. Sest sina on üleloomulik Jumal, issand. Isa, ja me usume, et Jeesus on tagasi tulemas. Me usume, issand, seda, et sa oled tulemas, issand, ja anna armu, issand, meile. Et me võiksime olla, issand, selles osas, mille sa meile määranud, issand. Selles plaanis, issand, mida sa oled meile määranud, isa. Ja me õnnistame seda leiba Jeesuse kallil nimel. Ülistus sul, isa. Amen. Ja täname ka selle uue lepingu vere eest. Palun, et Aivar, ole hea ja. Isa, ma täname sind, et sa oled juba maailma algusest saadik näinud meid veatuina ja laitmatuina oma palge ees ja isa, me täname sind lepingu eest, mille sina oled sõlminud oma poja kaudu. Isa, me õnnistame seda sinu verd, valatud verd, Jeesus, ja seda murtud ihu ja me õnnistame, issand, et igaüks, kes täna sellest lepingust osa võtab, issand, saaks, issand, tõesti sinuga kokku ja issand, näeks, et sina oled andestanud, sina oled pühkinud ära kõik võlad, sa oled viinud võlad ristipuule tänu selle vere eest, issand. Amen. Ja samal ajal, kui meie murrame leiba, Toivo ka Orelit ja eks me igaüks saame ka sellel hetkel läbi katsuda oma südamed ja kui vaja meelt parandada, siis loomulikult me parandame ka meelt. Ja siis saame tulla oma pinkidest ja võtta osa.
peab jooksma üles ja alla, see ei ole lihtne. Aga saab hästi hakkama. Enne kui kuuleme Jumala sõna, ma palun, et Ain tuleks ja ütleks ka midagi siia ette, mida me kohe kõik koos saame ka teha. Et ole hea, Ain. Tere ka minu poolt. Väike mõte, enne kui me ohvri kokku paneme. Usk tasutakse. Kes usub, et usk tasutakse? Üks on vähemalt, 2. Mõtelge sageli minu sulastele vanadel aegadel, kuidas Abraham uskus tõotust, kui tal ei olnud veel last, et tema soo nimel õnnistavad end kõik maailma rahvad. Kuidas Mooses juhtis Iisraeli lapsed läbi kõrbe, olles kindel, et lõpuks pärivad nad tõotatud maa. Läbi aegade on olnud neid, kes kuuletusid mitte nähes, vaid uskudes, ja nende usk tasuti. Nii on ka teiega. Amen. Mina siis samal ajal kasutan võimalust, et anda edasi teated ka. Esmaspäeval, vennad, kes te olete juhatuses, tuleme siis kella 6 kokku. Teisipäeval võimalik koguneda meie väikestel pärlitel ja kella 11:30 siis siin kohviku ruumis nad koos on. Kolmapäeva hommikul algusega kell 10 ikka palvehommik ja ka toiduabi jagamine ja õhtul siis ka osadusgrupp algusega kell 6. Reedel on olnud noortekas algusega kell 7 ja ka palveõhtu siinsamas kirikus algusega kell 7. Nüüd järgmine pühapäev on pühapäev, kus mitmed meist on nii-öelda saare pealt üldsegi ära. Ja meie väikese grupiga siin, mina, Ain Vares, Angela ja Kalmer Koppel ja Aivar Arge sõidame kooli vahel külla meie sõpruskogudusele Inglismaal. Kerriti kogudust külastame ja vaatame, kuidas seal nii-öelda asjad on edasi läinud. Nad on ka laienenud, telgivaiu venitanud ja läheme ja oleme osaduses nendega seal ja suvel, loodetavasti kui Jumal lubab, on nemad jälle meie keskel siin. Ja ma tean, mitmed on siin ka mandril minemas, nii et selles mõttes ei jää koosolek mitte ära, vaid kes te siin olete, tulge ikka kokku. Järgmine pühapäev jagab Jumalasõna Orissaarest evangelist Peeter Ränk ja ka Orissaare omad teevad ülistuse osa. Nii et selles mõttes kõik nagu toimib, aga lihtsalt kui te näete, et meid ei ole, siis me ei ole mitte ülesse võetud, aga mine tea. Võib-olla, no korraks oleme, lennukis oleme kindlasti ülesse võetud, aga eks see paistab siis. Siis veel nii palju, kes te osalete vaimuliku kasvu kursuses, siis täna taas kella 2 on tund ja tegelikult need on tunnid, kus käsitletakse kõiki neid põhiteemasid, ka seda, mida mina siin nagu natuke käsitlesin pühaõhtu söömaajaga, aga kõik, mis puudutavad pühavaimu teemasid ja samamoodi alfa kursusis ka täna kella 4 ja on võimalus veel liituda tänu Jumalale nende eest, kes on juba osalemas seal ja ülejärgmine kord siis ka veel võimalus liituda. 22. märts, võib-olla olete tähele pannud ka foajees, seal teadete tahvli peal on Toompeal siis meie keskuses kevadkonverents ja seal kindlasti, kellel võimalik on, soovitakse osaleda. Seal tuleb teha ka väike registreerimine, kui te soovite seal töötubades osaleda, aga see info on nii-öelda seal foajees tendi peal sellel plakatil ja seal on kodulehe aadress, kus siis saab teha selle registreerimise. See on 22. märts ülejärgmine laupäev ja siis 23. märts olen ma ise ka ära, olen Saku koguduses jagamas sõna ja seal ka ühte alfat läbi viimas, nii et mind te ei näe 2 pühapäeval, aga sellest ei ole midagi. Teineteist te näete ikka, lihtsalt palvetage, et Jumal ka annaks
sõnumeid, mida jagada ja ma usun, ta annab ka. Suur tänu neile, kes te eespalvetes mind kannate, et see on tohutu suur tänu Jumalale ja teile. Veel annan edasi naistepäeva tervitused, kes mäletab Mihkel Nõlvakut oma meeskonnaga, käis siin ja olid osa ja jagasid ja nemad saadavad naistepäeva tervitused. Küll naistepäev oli eile, aga siiski annan edasi kõikidele naisperele ja kogudusele ka. Järgmisel pühapäeval pühapäevakooli nüüd ei toimu, on kooli vaheaeg ka, aga ülejärgmisel juba siis taas. Ja kui teenistus lõpeb, siis loodetavasti on seal väljas veel ka mõned Nelikaare ajakirjad järgi jäänud, mida saate ka endale soetada ja palve ja paastuvihikud samamoodi. Nii et sellised teated minu poolt. Ain lisab siia ka veel üht-teist juurde ja siis täna missandat ka kokku pandud Anni eest. Kallis taeva, isa, me täname sinu imelise armu eest, me täname iga rõõmsa andja eest, me täname, issand, et sina oled ustav, hea ja rikas ja sa täidad meie vajadused, issand, jätkuvalt ja seda üle meie palvete. Me täname, ülistame sinu imelise armu eest. Amen. Nüüd mul on üks hea suurepärane võimalus pakkuda teile üks võimalus. Samamoodi külvata ja see on põnev tegelikult. Riina Aasa, meie tubli õde, on selle asjaga tegelenud ja mitte ainult tema, vaid mitmed inimesed Eestist. Ja nad on loonud MTÜ, just. Ja selle MTÜ nimi on Sambia sõbrad. Ja põhimõte on selles, et igal ühel meist on võimalus toetada ühte orbu või mitut orbu Sambiast või pastoriperet ja nii edasi. Ja selleks MTÜ on loodud. Ja mul on täna ka kaasas, siin on voldik, siin on lühike info siis, tõesti lühike info, aga põhimõtteliselt on siin kõik olemas selle sponsorprogrammi kohta, nii aidata orbu kui pastoriperet ja siin on natuke juttu sellest tööst üldse seal ja Sambiast endast, kui vaene see riik on. Tegelikult ma loeksin teile siit mõne koha ette, et siis on arusaadavam. Sambia sõbrad on heategevuslik mittetulundusühing, mille peamine eesmärk on leida võimalusi ja partnereid orbude ja puudust kannatavate pastorite toetamiseks Sambias, samuti mitmesuguste haridus-, tervishoiu- ja sotsiaalprogrammide toetamine. Ühing teeb tihedat koostööd Sambias Mufuliras asuva kristliku kogudusega Calvary Christian Church and Ministries ning USA-s, Kanadas asuvas heategevusliku ühinguga All God's Children. Riina on isiklikult nendega suhelnud ja on nende kontaktis. Ja see Calvary Christian Church and Ministries keskust ja kogudusi juhatab piiskop Benson Chivoma. Riina taga isiklikult suhtleb. Ja Riinal on veel selline side, et Riina poeg on käinud seal ehitamas juba, aidanud nendele alustada seal tööd, kuna ta on ehitusmees ja nad lähevad veel tagasi. Ma sain aru, et Riinal on ka plaan nüüd tagasi minna konkreetselt sinna kohta ja vaadata need orvud üle ja võtta seda infot siis kaasa ka. Ema kogudus alustas oma tööd 92. aastal väikese kodugrupina ja tänaseks levinud 6 Sambia provintsi 10. 123 pastori juhtida on 72 kogudus Sambias, 27 Kongos ning 3 Zimbabwes. 2000. aastal asutati koostöös Teamwork Bible College'i Internationaliga, see on siis Virginiast USA-st, Piibli kolledž, kus on saanud väljaõppe 107 pastorit. Ja siis näiteks orbude programmi kohta on siin niimoodi kirjas, et piiskop Chivoma hoole all on 105 toitjate last, kes elavad äärmuslikus vaesuses. Alatoitumusele lisaks
Puudub paljudel isegi madrats, millega magada või moskiitovõrk, mis kaitseks neid eluohtliku malaaria eest. Elades sageli sissetulekuta perede juures vajavad nad abi ka kooli õppemaksu tasumisel ja elementaarsete hügieenitarvete ostmiseks. Nüüd, väikseim rahaline toetus, 20 eurot kuus, tagab ühele orvule kuu aja maisijahu, mis on kohalikul põhitoidus, ning seebi, hambapasta ja pesupulbri. Palju te saate hakkama 20 euroga? See on väike meile, väike raha, aga kui suure muutuse toob see ühele lapsele? Ühekordne lisatoetus, 20 eurot, annab võimaluse moskiitovõrgu ostmiseks. 200 lisaeurot aastas, vanematel lastel kuni 300, aga võimaldab lapsel jätkata kooliteed. Ja samamoodi on ka sponsorprogramm Aita pastorit. Calvary Christian Church ja ministrist võrgustikku kuuluvad 123 pastorit, on 40 pastori peret majanduslikku olukord kriitiline, töötades kaugetes maapiirkondades, kuulutades evangeeliumi ning rajades uusi kogudusi, on neil raskusi kõige hädavajalikum toidupoolise hankimisega. Pere toidulauale 40 eurot kuus aitab neil toita peret ja jätkata tööd missioni väljal. Selle 20 euroga või 40 euroga me ei saa palju siin Eestis ära teha, aga see on suurepärane võimalus muuta kellegi elu. Nendel on mitmed eesmärgid siin ehitada lastekodu, kool ja nii edasi. Et kõik see on nagu arengujärgus ja siin on veel mitmeid fakte ja huvitavat infot. Ja mul on siin ka üks kümmekond last on siin olemas ja siin on veel terve ports pastoriperesid, keda oleks vaja toetada. Nii et kui te olete huvitatud, siis peale koosolekut tulge juurde, ma annan teile selle voldiku ja te saate ka kohe välja valida mõne lapse. Ja neid saab juurde, sest nagu siin kirjas oli, neid on üle 100, kes on äärmises vaesuses ja viletsuses ja kellel ei ole toitjaid. Ja nii palju veel sellest, et praegu on küll hetkel see MTÜ-l arve tegemisele, ma arvan, et nüüd nädala alguses ma saan selle kontonumbri kätte, et siis saab juba sinna ära kanda ja siin on ka see asi, et nad kannavad mingi aja tagant, sellepärast see ülekanne on väga kallis. Ja siis nad korjavad üle Eesti kokku, sest päris paljud on juba liitunud, ka Luteri kirikutest, mitmed poolt on võetud pastoriperesid ja orbusid, et tundub, et see huvi on väga suur. Ja kuna see on just algusjärgus ja tegelikult seda voldikutki pole veel keegi näinud, see sai just tehtud, et need lähevad alles levitamisele ja ma usun, et see toetus saab olema rikkalik nendele, eestlaste poolt ka just. Ja ma tahtsin seda öelda, et nendel on mingi aja tagant, nad kannavad üle, et praegu on see tähtaeg 14. märts, siis kantakse raha üle ja siis läheb, ma ei tea, kui pikalt see jälle läheb, siis kogutakse ja siis jälle kantakse. Et kui teil huvi on, siis tulge pärast mu juurde ja räägime. Aitäh! Suur tänu Ainile selle üleskutse eest ka ja ma tean, mul mõned sõbrad Soomes on praktiseerinud seda aastaid ja tõepoolest see võib anda mõnele inimesele seal nagu, kuidas öelda, isegi elu alus, et ta saab läbitud kooli ja ta saab edasi liikuda. Nii et iga selles mõttes selline toetus nendele, mis tundub meile nagu, et kas sellega saab hakkama ühes kuus 20 €, on tohutu suur abi. Nii et tõepoolest, kes tunneb, et ta tahaks kaasa lüüa, siis pöörduge Aini poole. Aga nüüd ma palun, et Vello tuleks ja jagaks Jumala sõnaga meiega. Ole hea, Vello.
Tere kõigepealt. Mul on juba tükk aega olnud südames üks sõnum ja siis ma püüdsin nagu lahata seda ja kuidas need sõnumid saavad nagu alguse. Ma usun, vaimulikud sõnumid saavad alguse kas olukordadest, mis ümber on, või kriisidest või suhtlemisest inimestega või tänu Jumala ka jutlustest või mida me kuuleme, näeme oma ümber. Ja see sõnum sai alguse siis Derek Prince'i koosolekust TV7 kristlikus televisioonis ja kui ma seda kuulsin ja ta väga rõhutas seal ja minu süda läks põlema ja see oli juba vana aasta lõpus seal ja ta ütles selle kohta ka, nagu ma teen väikse sissejuhatuse, et see on nagu üks märk koguduse vaimulikust olukorrast. Et kui sa käid mööda koguduse ja kui sa kuuled seda sõnumit, siis see näitab seda, et püha vaim töötab seal. Ma usun, see on ju koguduse eesmärk, et püha vaim saaks koguduses töötada. Sest et muidu on ka võib-olla niisugune, tore pühapäevane päev, tuleme kokku ja oleme siin ja meil on lõbus ja tore ja läheme jälle ära. See on nagu muutub selliseks kohal käimiseks või üks lõbustusasutuseks või kuidagi selliseks. Aga kui püha vaim on, siis hakkavad midagi juhtuma alati koguduses. Sest et tegelikult me ei tea üksteisest palju midagi ja ega me ei räägi ka eriti oma valudest, oma haigustest või haigeks saamist. Ega me nendest ei räägi. Me räägime siis, kui tuleb pangakontole 1000 eurot kuskilt või midagi juhtub imelist, niisugust suurt. Nendest me räägime, aga tegelikult on ju, need on nagu sellised head märgid, aga kui paljud inimesed kannavad oma sees valu, seda me ei tea ja tihti inimesed ei avalda. Nii et see sõnum on ka niisugune raske sõnum, ma ei taha sellest eriti rääkida. Tõnu käskis mul seda rääkida. Ma olin siis, kui ma kuulsin seda, ma nii vaimustasid ja me olime just koos ühes sünnipäeval, siis ma ütlesin Tõnule sellest ja Tõnu ütles, tule kuuluta ise. Sellest on nüüd 3 või 4 kuud möödas. Nüüd ma olen siin, Tõnu käskis seda teha. Ja ma muidugi ei mõtelnud, ma sellest räägin üldse, aga ma ei saanud sellest. Ja võib-olla see on ka niisugune vana inimeste teema. Täna mõtlesin, palju siin neid vana isa see on. Ma mõtlen, mitte vanaema, vana isa see. Ma lugesin 3 on või? 3 vana isad täna siin. On rohkem või? Alois on üks. Sina oled ja ma rohkem mõtlesin, ja ma olen kuulnud, et koguduses rääkis just vanemad, tavaliselt ikka jutlustad on mehed on ja nemad kuulutavad ja mul oli just kinnitus ka peal seda ma juhtusin Tallinnas olema ja mul tekkis seal üks niisugune vaba moment ja ma sain joosta Oleviste kirikusse, kus oli noorteteenistus, see oli vana aasta lõpus seal ja seal oli ka surma mälestamine parajalt ja see oli päevane koosolek, kus noortel ja uuemees Rein kuulutas seda, me teame, tema kogu oma olemusega kuulutab, sest et me teame, et ta on varsti issand juurde minemas, ta annab veel edasi, mida ta võib. Ja tead, ma olin nii õnnelik tegelikult selle üle. Ja ma imestasin ka, ma ei ole ammu Olevistes noorte koosolek käinud, et kirikusaal oli sellest 12. teenistus, seal on kell 10 ja 12, oli noori inimesi täis. Ja siis ma sain aru, et see on ka üks märk, et püha vaim töötab. Nii et, mis see teema on siis? Ja Alur juba täna puudutas tegelikult seda, see on surma mälestamine seotud, see viimane lause, mis seal oli, et me ootame, kuidas see oli, ootame Korintuse kirjas see lõpp, Jeesuse aastal. Tegelikult ta just surma mälestab väga tõsiselt ja rääkis sellest, et see ei ole nalja tegemine, et see on surma ja elu küsimus. Ja tegelikult surma mälestamine kuulutame Jeesuse taastulekut. See on kuulutus. Kui sa seda teed, me ei mõtle sellega. Muidugi me räägime rohkem sellest lepingust, me räägime rohkem sellest sisust, aga viimane lause, mida me kuulutame Jeesuse taastulekut. Ja kujuta ette, kui Jeesus praegu tuleb, küsime, kui paljud on valmis. Mina olen ennast valmistus täna. Sest ma pean kõnelema, kõneled ikka valmistad ennast nädal aega. Ma unes olen jutlustanud terve nädal aega peaaegu. Kogu aeg mõelnud neid mõtteid ja et jutlustajan alati valmis
pastor on alati valmis pühapäeval taevasse minema, sest ta on kogu nädala valmistunud selleks. Aga tihti, ma tean, ma olen samasugune teie nüüd, tihti kogus liige, tulen siia, istun ja kuulen ja vahel on ka muremõtteid pea täis ja tööülesandeid ja ma saan muidugi vähem olla, eelmine pühapäev olin ka jälle Tallinnas lastega koos sõitmas ja ma saan tihti ja võib-olla me ei valmista enda südamed nii, eriti kui suremälestamine, ma tean, see vanasti oli nii tõsine asi. Ma mõtlesin ka unes, et ma olen nagu Kamali jalge seisnud, kes Luidet teab, siis tema oli eriline jutlustaja. Ta õpetas, ta oli kohe nagu õpetusand, ta kutsus noored kokku ja ta õpetas neid kogu aeg ja mina sain kogu aeg tema õpetusosa, vahel metsas me käisime marjul. Ta rääkis kogu aeg, õpetas ja vahel ma tüdisin ära, siis ma läksin nagu kaugemale, ei kuulnud, tulin tagasi, ta ikka räägib veel edasi. Et vanad inimesed võtsid seda väga-väga tõsiselt. Võib-olla liiga tõsiselt minu arvus oli siis. Aga tegelikult ega see ei olegi nalja tegema, on ju. Me sellega tegelikult igaüks, kes me võtame osa, me ootame nagu Jeesus taas tulekut. Me kuulutame Jeesus tuleb, ma olen valmis nüüd. Ja täna me seisame siin ja me esitame endale küsimuse, kas ma olen praegu valmis, kui Jeesus tuleb? See on tõsine küsimus. Üks asi on, sellel on kaks poolt, on ju. Me saame taevasse. See on kõige rõõmustav asi, mida iial saab olla, on ju. Aga teine pool on kõige kohutavam asi, mida iial võib inim ette kujutada sattuda põrgusse. Ja mõtlen, mul on tänu Jumalale, et tänapäeva nagu kristlik kogudus on ka selle TV7 kaudu nagu väga kokku liidetud ja me kuuleme sündmuse, mis juhtuvad üle maailma. Ma olen nii õnnelik, ma panin teile ka mõned kuud tagasi sisse TV7, mul kunagi olnud ja mu soov oli see. Ja ma olen väga palju õppinud seal nendest Jumala meestest, kes jagavad Jumal sõna ja vahel tundub, et nagu ma ei tea, palju sassi ise olen olnud koguduse vanemaks siin aga piibliõpetus on ikka niivõrd oluline asi ja kui sa seda kuuled, kui seda seletatakse ja inimesed, kes on autoriteetsed, ma teame, et suure televisioon ei saa igaüks minna piiblilt õpetama. Seal peab olema ikka lugupeetus, sul peab olema tagatis, et sa jagad õieti ja inimesed, kes seal kuulevad, on ju miljonid tegelikult. Ja kellele ehitada alus, nagu Jeesus ütles, see on õpetus, on aluseks meile, millel me võime rajada. Ja kui sa tunned, et see on Jumala käest, siis annab sellise julguse, kindluse seista ükskõik kus kohas sõna peale, et sa tead, see on Jumala käest tulnud. Ja sa võid seal seista. Aga nüüd ma tahtsin ka rääkida Jeesus taastulekust. Ja muidugi ma küsisin enda käest, kas ma ise olen valmis. Kas ma ise olen valmis? Ma tean kunagi, sellest on räägitud, kui mina noor olin, siis ma mõtlesin ka, et vanad inimesed räägivad, et kõik on olemas. Mis nendel viga? Ma tean, kui me olime noored, Oleviste kogus, Rein on rääkinud sellest kogu aeg, uuemis Rein. Ja me olime noored, seal meil on ennast peret loodud ja meil polnud midagi, korter oli ka ühetoaline korter oli, kus me elasime ja polnud õiged autod ja midagi, siis me mõtlesime, et temal on maja olemas, tal on uhke auto olemas, tal on lapsed, kõik on olemas. Mis viga rääkida Jeesus taastulekust? Ja siis mõtlesime, meil on kõik ees ju see. Aga ma ei tea, mõtlevad täpselt samamoodi, mis sul veel on nüüd viga on? Sul on lapsed suured kõik, maja on sul olemas, sul on kõik on. Mis viga nüüd rääkida Jeesus taastulekust? Jah, tänu Jumal on arma andnud, et on pikendanud päev, aga ma usun, iga päev Piibel ütleb, me läheneme sellel päeval, kui Jeesus taas tuleb. Ja ma usun, ta tahab valmistada oma kogudust. Ja sest et me teame, igasugused mõjud on kogudusse sisse tungimas ka. Sest see maailm on meie ümber, ma ise tunnen ka. Kui sa satud inimestega kokku, kelle eesmärgid on mingid suurt asja, ja ta nagu tõmbab kaasa, tahaks ka saada midagi. Mul ei ole lennukit veel, mul ei ole laeva veel. Kas tore oleks lennukiga lastele külla minna Soome? Tund aega ma oleks Soomes lastele külas. Pole helikopteriga sõita või laevaga sõita siin suvel mere peal. Vaatan inimesed, mida rohkem inimene teenib, seda suuremad on ta eesmärgid. Kunagi ei ole rahul sellega, mis tal on. Mõni mõtleb, saaks, mul on kummipaat.
ma olen sellega ka peaaegu rahul. Ma käin ka suveliseks sõitmas ja tõesti võrrat on ilus meie need rannikuääred ja sõita ja nautida seda Jumala loomingut kõik, aga inimesel on kogu aeg suuremad soovid. Aga ma usun, neid ei pea ka ära lükkama, et nüüd me hakkame kuidagi nagu on olnud ju ka sellist piibli kohas, et inimesed läksid mäele ja ootasid Jeesuse taastulekut ja nad pettusid Jeesus ei tulnudki tagasi. Ma usun, meil on inimlikud plaanid, aga ma usun ka, me peame läbi katsuma neid, sest et ajad on läinud tõsisemaks ja eriti kui me TV7 siin, ma olen piiblikirja kohta ka siin, et ent viigipuust õppige võrdum, et kui oksad on juba pungas ja ajavad lehti, siis te tunnete, et suvi on ligidal. Mina olen nii vaimustus Iisraeli maast ja Iisraeli elust ja ma kuulen neid uudiseid ja nagu ma tahaksin selle kaudu nagu oma kella panna käima, mis aeg minu vaimulik kell või see Jeesuse vaimulik kell näitab. Kõige parem on Iisraeli maalt seda vaadata. Üks on võrrelnud ka, et see, mis juhtub Iisraeliga praegu, see on vaimulikult meil samamoodi, muidugi me ei näe neid. Ei saa olukorda, kui sinna lennavad pommid pidevalt ja inimesed surevad. Ja siis ma mõtlen ka vaimulikult kristlaste, kui palju kurat püüab tappa kristlasi ja ta suudab kätte saada. Ja ma mõtlen, vahel ma nii kurbusega vaatan neid, kui paljud on käinud ka siit kogudusest läbi inimesi, kes on Jumala lapsed. Ma panen tähele neid, kus nad on kaupluste ja siis ma ikka mõtlen, mida nad mõtlevad. Kas nad on nii unustanud? Ja tegelikult väga lihtne on unustada see kõik, mis on siin olnud. Kui jätta koguduse kooskäimine kõrvale, elada selles elus ja varsti sa oled nagu kalavees selles maailmas ja unustad kõik ära, mida sa oled kuulnud, näinud, mida Jumal on teinud. Ma ise olen enda kohta, mõtlen, kui ma olen vahel kauem, ma võin sattuda sellesse maailma keerisesse ja tunda ennast, see ongi see õige koht. Aga Jumal ütleb, meie ühiskond on taevas. Ja sinna me oleme teel. Ja ma usun, et sellest peaks rääkida. See Jumalamees ütles ka, see on nüüd, kui koguduses kuulutakse Jeesuse taastulekut, see on üks märk, mida püha vaim tahab teha. Ja ma mõtlesin ka, et nii palju asju muidugi, mida kogudus peab kuulutama tegelikult. Mõnda teemat on väga hea kuulutada, on armastuse teemat. See oleks haruldane seda kuulutada ja ma usun, sa oled kõigi poolt vastu võetud ja tore vein. Aga muidugi, ma usun, need vennad, kes on täis armastust, eks nad räägivad sellest. Sest piibel ütleb, mida süda täis, sellest suu räägib, on. Ja kindlasti me vajame armastust ka nüüd lõpuaegad ja see viitab just sellele, mida ma lõpuks tahan ka, et kui ma sealt TV7 nägin kohta meest, kes käis ise põrgus ja kui ta seda väljendas, siis ma mõtlen, raamatud lugedes on üks pool. Et need tunded võib-olla jäävad nagu kõrvale, aga kui inimene ise annab tunnistust oma suuga ja siis need väljendused ja tema näoolek ja kõik see nagu väljendab, kui kohutav on põrgu. Ja ma ei tea, kui palju me üldse mõtleme sellele, mõtlen ausalt. Me ikka mõtleme, et ehk kuidagi ikka pääseb sealt, et sinna ei pea ju kõik minema. Aga Jumala sõna ütleb väga konkreetselt, kes ei sünni ülevalt, ei päri Jumal riiki. Ja nii selgeks teeb selle asja, kes pääsevad ja kes ei pääse. Ja mul on nagu see ülekutse ka, kui ma siis mõtlesin oma laste peal, kes veel ei ole usklikud, siis nagu valu lõi mu südamesse. Et seal ei ole teist väljapääsu, kui ainult tulla Jumala juurde. Ei ole sellest, ei loe, nad on toredad, nad ei joo, võib-olla ei suitseta, nad on korralikult käitud, käivad tööl, kõik nagu väliselt on korras. Ei piisa sellest. Ja mind on pannud see nüüd küll kodus palvetama, kui ma istuma jään ja ma usun, et see ei ole ka endast, et me nüüd ise oleksime. Ma tean, kui Jumala vaim ei tule appi, me oleme samasugused nõdrad nagu teised inimesed. Jumala vaim toob selle esile, kui ma oma lapse näen või kuulen oma poega, siis ma ei tea, mitu korda päevast ma seda teen. Ma ei taha, et nad põrgu satuvad. See on nii kohta paik. Me ei oskaks seda kirjeldada praegu siin, aga
Me teame, oleks sealt veel võimalus tagasi tulla ka, et parandada meid, aga me teame, et enam ei ole võimalust. Ja me oleme siin ja eriti tahaks üles kutsuda jätkuvalt palvetama, et me näeksime seda au, kui Püha Vaim hakkab tõmbama inimesi. Aga muidugi, ma tean, et selleks on vaja mitmeid ja mitmeid asju, et Jumal täidaks meid armastust, käsuga neid asju ei saa. Aga kui Jumal armastus täidab ja sa suudad neid teenida ja selle kaudu paistab välja see. See on üleskutse, see on meie vaimulik nagu ülesehitus ka, mis paneb meid palvetama rohkem ja rohkem. Ma kunagi ei unusta oma ema palvet. Silmapisarata tegi seda. Ja kui mina kiriku tulin, siis mina tundsin, et kui ma täna päästad, siis ma olen põrgus. Aga ma usun, ükski inimene ei taha põrgu minna. Ükski ei taha minna. See on kõige kohutavam paik. Ja mul tuli meelde, kui mõtlesin sellele, kui me kunagi ühe noore mehega siin rääkisime, kes käis kirikus koolide poolt saadete algul kirikutesse uurima, siis iga kiriku erinevust. Ja ma rääkisin ühe noore mehega siin kõrval saalis ja läks teema siis põrgu peale. Ütles, Jumal on nii kohutav, paneb inimesed põrgusse. Ja õnneks Püha Vaim on sinu tarkusse. See on sinu valik. Ja siis mees kohkus ära. Kuidas? Sul on võimalus Jeesus valida, sa ei lähe põrgu. Sest põrgu ei ole tehtud ju inimestele. See on tehtud teemonitele ja kuradele. Jumal ei ole valmistanud ühegi inimesel põrgut. Ainult kuradele tema nendele teemonitele. Jumal on valmistanud inimesel taeva. Aga see uks on vahel mõnele liiga kitsas, liiga madal, et sisse astuda. Aga ainuke tee. Vahel on nii raske ütelda, et mõni ütleb, neid teid on ju nii palju. Aga Jumala sõna ütleb, et ainuke tee, ainuke uks on jäetud siin Jeesus Kristus. Tema kaudu saab. Aga ometi ma olen ka, julgustav sõnum on ka meile kristlastele, et Jumal on meil võimsad teotused, kas pole. Siduda kinni ja lahti päästa. Vaimulikud relvad, millega me võime sõdida. Iga päev. Me ei tahaks neid sõdasid, vaimulikku sõdi. Me tahaksime rahus elada ja need rahustavad meid maha vahel. Aga kui sul on vaimulik võitlus, see hoiab siin nagu sportlast pinge all. Sa tead, sa pead iga päev midagi tegema, et tema vormi hoidma. Ja vaimulikud samamoodi, et iga päev oma vaimulikku vormi hoidma. Kui sa kohtud inimestega või on kodus ja perekonnas on olukorda, mis on rasked ja sa näed, et seal ei ole muud lahendust. Vaimulik sõda käib. Ja kui me oleme otsustanud, siis ometi Jumal on ka meie kätte nii palju asju andnud, kas pole. Võimsad relvad. Pisarad on ka võimsad relvad. Oma emast ma ei unusta. Kui Jumal tõesti imet tegi, et ma pidin kodus olema, ma ei saanud välja, mul sattusin autoõnnetusse ja olin kodus, ma ei saanud välja kipsis jalaga. Ma ei ole enne kuulnud seda. Ma usun, ema on palvetanud kogu aeg meie eest, laste eest. Aga sel hetkel ma ei saanud kodust välja. Ja ma kuulsin neid lõestavaid palveid, mis tema südamest Jumala trooni ette tulid. Ja murdsid südamet. Ja täna võime öelda, et meie Jumal on sama vägev. Kutsun üles tõesti, et jätkuvalt rohkem palvetama, et näha seda, et Püha Vaim saaks liikuda. Meie kogudustes, kui inimesed tulevad siia, ma usun, et põrgu sõnumid panevad inimesed mõtlema. Vahel me mõtleme, hirmutame sellega. See on tõde. Ja vahel me kardame tõde, et me saame siis pilkamise aluseks. Ja nii pilgatakse meid. Ma rääkisin siin reede õhtu palves ka, mul oli juhuslik televiisor lahti ja ma ei tea, mingi mäng oli seal või, siis toodi kolm liiki inimesi, poliitikud, usklikud ja ma ei mäleta enam seda teist. Ja siis küsiti, mis on nende ühine tulemus või mis on neil ühist. Ja kujut, luiskamine. Siuke on suhtumine meisse ja kes tahab seda, nad ütlevad seda ikka edasi. Te olete luiskate, te hirmutate kirikus inimesi. Põrguga. Ja kord nad satuvad sinna, siis nad näevad, see on reaalsus. See on sõnum, mida Jeesus rääkis väga palju.
ta ei kartnud, et mis sa hirmutad siin inimesi. See on reaalsus. Jeesus ei taha keegi sinna läheks. Jumal, ma ütlesin, Jumal ei ole valmistanud selle. Ta on päästja valmistanud oma pojas Jeesuses Kristuses Golgata risti puhul. Ja täna on see maksav ja nii lihtsaks tehtud. Hüüa appi Jees nime. Kus iiales inimene võid olla? Hüüa appi Jeesus! Ja ta tuleb. Päästab. Ja võib-olla see õpetus kõik on algus segane sees ja midagi, aga Jeesus ja siis ta hakkab sind õpetama, juhatama, kõige töö sisse. Jumala vaim tuleb. Ja sa hakkad nägema tõde. Nii et Jumal on pannud meid siia kuulutama neid sõnumit. Ja ma tean, see ei ole mitte eriti meeldiv sõnum. Aga see on mu südames olnud mitmed kuud. Ja ma ütlesin Jumala ka veel nädala keskel, et Jumal, ma ei tahaks rääkida sellest, et pane mind tööle, et ma saaks sõitma minna, et siis ma olen vaba sellest, ma ei pea rääkima siis. Ja ma küsisin veel reede ka dispetšeri käest, kas sõitu pole? See nädala vahetus on vaba. Jah. Siis ei jää mul midagi üle, ma pean sellest rääkima. Ja siin ma olen aga ma ei räägi selleks ainult, et see on jutud. Ma ise tahan seda täita, et ükski minu lähedastest ei satuks sinna. Ükski minu lähedastest. Ja muidugi see on ka minule üleskutse, kui me loeme siin talentide lugus, kas ma täidan neid talenti. Me kristlased võime ka elada siin ja me ei täida Jumala kutset. Ja Piibel ütleb, et ta on jaganud talendid ja kes ei täitnud, ei tööda nende talentidega, võeta ära ja ei teeta samasse. See on usklikel öeldud, nii et see on mind ka väga puudutanud, sest ma algul arvasin ka, kui ma jäin eemale ja et ma elan oma elu ja kõik, aga Jumal hakkas tasapisi jälle puudutama südant, et ma ei võta tagasi oma kutset, mis ma olen andnud sulle. Ma ei võta seda tagasi, sa pead täitma oma ülesannet. Siis ma ikka mõtlen, et võib-olla palve on see üks talent, mida ma oma kodus vaikselt üksinda tõstan, käed üleval ja hüüan Jumala poole, oma lähedaste eest, koguduse eest, laste eest. Aga kindlasti on ta rohkem talente andnud, et me kaupleksime nendega, et kasu saavutada. Kes me ei tahaks oma perekonnaliikmed näha Jumala riigis? Kes me ei tahaks näha oma lähedase teenimas Jumalat? Ma olen nii õnnistatud ka oma tütarde kaudu, et ma näen, kuidas nemad seda teevad. Ja meil on selline osadus ja lähedus tekkinud ka viimaste aegade kaudu, kui lapsed saavad omale lapsed, siis nad hakkavad mõistma vanemaid rohkem kui ennem. Ennem vahel nad elavad nagu sükest isiklikku elu ja on tähtsad, aga kui lapsed tulevad lastele, siis nad hakkavad mõistma oma vanemaid ja kellel on neid järel veel. Ja ma näen ka, kuidas mul on lapsed nüüd mind hakanud mõistma palju rohkem, kui seda varem on olnud. Nii et me oleme tähtsate sündmuste ajal ja tänu Jumalale, et me võime neid ajamärke näha. Ma vanasti ei saanud palju midagi Iisraelist teada, sest me teame, meie propaganda räägib kõik Iisraeli vastu. Kõik ajalehed räägib vastupidist, mis seal sünnib. Kõik on, juudid on kõigi süüd. Kristlased on kõigi süüd. Ja tegelikult, kui me näeme, mis informatsioon tuleb otse Iisraeli maalt juutide keskelt, siis me näeme, et nemad tahavad rahus elada ka, aga teised ei ole nõus. Ja see on saatana plaan. See on ju tema plaan, et hävitada see maa. Ja kuradel on samasugune plaan, hävitada kogudus. Aga Piibel ütleb, surmavalla väravad ei võida kogudust ära. Missugused julgustavad sõnad, ükskõik, mis juhtub. Me vahel neid sõnu on ütelda kerge, aga kui mõtled, kui paljud inimesed on tuttavad, sõbrad, lähedased, ootavad taeva sees, kas ei tahaks kohata neid? Mina küll tahan. Ja ma olen ütelnud, issand, ükskõik, mis hinda peab maksma. Ma tahan taeva. Ükskõik, mis hinda. Et Jumal õnnistagu seda mõtet, mis mu südames oli ja ma olen seda kandnud ja nii ma sain selle välja öelda ja eks siin on palju minu enda isiklikku arvamust, aga igaüks võib mõelda ja oma südames vastu võtta ja seista jätkuvalt Jumala ees oma lähedaste pärast. Ärme anna meid ära käest.
Jumal on andnud nad meie kätte. Eriti meie kõige lähedasem, me teame, kui kallid nad meile on. Ja kui imeline on, kui me võime nende koos kummardada, koos teenida Jumalat. Siis mu suurim eesmärk siin maa peal. Siis võib rahust taeva minna, nii nagu ema läks, tütred on usus. Nüüd on minu töö veel teha poekade pärast. Ja ma ei taha seda mitte poolel jätta. Hüüda hommikust kuni õhtu hiljan Jumala poole. Päästa Jumal, ilmuta ennast, näitama vägevat käsivart, sest sa oled see, kes sa oled. Nii et meil on võimsad tõotused, mis ei jäta meid üksinda või murest murtuna maha, vaid mis annavad julguse vaadata üles ja öelda Jumal, sina tahad, et me palvetame ja sa seisad seal taga ja sa tahad, et esile õsta, et Jumal audub esile. Amen. Halleluja. Hosanna, Loshifa, Laturi. Isa, ma tänan sind sinu immelise armastuse eest, mis on ilmunud kõigile maailmale. Ja ma tänan, et sa oled meid kätte saanud. Ma olen nii õnnelik, et ma olen Jumal laps. Sa oled pikad aastad läbi kandnud. Sa oled oma au näidanud. Täname selle eest. Täname iga üksiku venna ja eest ka täna, kes siin paigas on. Jumal, pane meie südamesse kahjuks enam eest palves seista. Kõigepealt oma lähedaste eest, oma poegade, tütarde, oma laste ja lastelaste eest. Et me näeksime, Jumal, sinu au ja usk võiks tõusta meie südames. Ja me palume ka, et püha vaimsas koguduses liikuda. Et inimesed, kes siia sisse astuvad, võiksid seista Jumal nagu sinu ees ja kogeda seda, et siin on uks, kus võib sisse minna Jumala riiki. Siin on pääste olemas, siin on vabadus olemas, kus me saame oma koormatest lahti. Ja võime hingata sinus ja tunda sind, issandat, kuningate kuningat, kus sa vabastad meid kõigest koormast, kõigest olukordadest. Tahab üksteist õnnistada Jeesus. Eriti kallid emmas isast. Et me ei lepiks olukorrad, mis on meie ümber, vaid käie peale lesknaise viisil, issand. Ja meie õigus on, meie lapsed kuuluvad issandale. Issand, nad kuuluvad sulle, Jeesus. Sest me oleme neid andnud sinule ja kui hinge vaenlas on petta ja valetada neile. Aga me kuulutame täna jälle, Jeesus, nad kuuluvad sulle. Me kuulutame sinu võitu oma perekondade, oma laste üle, Jeesus. Golgata risti puhul, kui sina tõusid üles võitjana ja kurat oli löödud. Ja võit oli saabunud. Ja täna võime selles sinu võidust käia, Jeesus, mis sina Golgata risti puhul tõid oma rahvale. Õnnistame igat ühte Jeesuse võimsal nimel ja las sinu ligiolek täidab meid. Las sinu armastus täidab meie südamed, kui me ka kokku puutume oma lähedastega. Las nad kogevad seda. Las nad kogevad seda, et sina oled meie sees usu kaudu. Austus, isa, sulle kõige eest, mis sa saad tegema. Me ootame sinu käsivart veel meie väiksel linnal ja maal. Sinu võimast käsivart. Sest isa, ma tean, et nii palju usklikke vanemad, kes on juba puhkamas, nende palved on Jumal sinu trooni eest täna. Ja ma usun, sa viskad need välja ja me näeme sinu au veel. Sellel väikesel maal. Jeesuse nimel. Amen. Suur tänu, Vello. Ma olen kuulnud, ma ei tea, ma ei ole ise isiklikult uurinud, aga Jeesus olevat rääkinud põrgust rohkem kui taevast. Nii et selles mõttes on see täitsa olemasolev paik, kuhu tõepoolest Jumal ütleb, ma ei sooviks, et ükski inimene peaks jõudma, vaid ta ütleb vastupidi. Minu igatsus on, et te kõik võiksite saada päästetud. See näitab väga selgelt, milline on Jumala hoiak sinu ja minu suhtes. Aga vaenlane teeb kõik, et seda röövida meie käest. Aivar ja ülistusbänd, tuleme ja
nii nagu alustasime kiitusega, me tahame ka lõpetada kiitusega, aga see on ka aeg, kui sa tunned, et ma tahaksin nüüd tulla eestpalvele, et minu pärast palvetataks ka, et mul oleks see kindlus minu sees, et minu nimi on tõesti eluraamatus, siis sa võid julgelt tulla ka siia ette sellel ajal. Aga kes peab tõttama ja kuidagi ei saa siia jääda, siis ma usun, et Jumala arm on igal päeval sinu üle, kui sa hüüad tema poole. Et ära unusta, nii nagu Vello Pesil tõi, palved, seda saad alati teha. Ja loomulikult kogudus, see on tähtis osa. Ava mu silmad, Issand, soovin sind näha. Soovin sind näha. Ava mu südame silmad, ava mu silmad, Issand, soovin sind näha. Olen siin, kummardadan siin.
Jeesuse vereväes on meil kindlus Jumala ees. Julgelt siseneda kõige pühamasse paika. Seisan su trooni ees, siin kõige kõrgema lähedal. Seisan su trooni ees, olen siin, et kummardada sind. Jeesuse vereväes on meil kindlus Jumala ees. Julgelt siseneda kõige pühamasse paika. Seisan su trooni ees, siin kõige kõrgema lähedal. Seisan su trooni ees, olen siin, et kummardada sind. Seisan su trooni ees, seisan su trooni ees, seisan su trooni ees, siin kõige kõrgema lähedal. Seisan su trooni ees, olen siin, et kummardada sind. Kui muusika ja kõik vaikseks jääb, siis tulen ma. Tuua igatsen miskit, mis on väärt, mis su rõõmu toob. Sul rohkem toon kui on laul, sest mu laul pole see, mida sa igatsed vaid. Sa otsid enamat veel, kõige, mis on mu sees, mu südant igatsed sa. Tulen tagasi nüüd ma sinu juurde, sest sinust on kõik ja sinust mu Jeesus. Andeks anna kõik, mis ma teinud sulle, sest sinust on kõik ja sinust mu Jeesus. Ajastunte kuningas ei väljendada saa, kui palju sa väärad. Kuigi vaene ja nõrk, kõik sulle kuulub vaid iga südamelõõg. Sul rohkem on kui on laul, sest mu laul pole see, mida sa igatsed vaid. Sa otsid enamat veel, kõige, mis on mu sees, mu südant igatsed sa. Tulen tagasi nüüd ma sinu juurde, sest sinust on kõik ja sinust mu Jeesus. Andeks anna kõik, mis ma teinud sulle, sest sinust on kõik ja sinust mu Jeesus. Tulen tagasi nüüd ma sinu juurde, sest sinust on kõik ja sinust mu Jeesus. Andeks anna kõik, mis ma teinud sulle, sest sinust on kõik ja sinust mu Jeesus. Sinu juurde,
midagi jätnud tegemata, mida sa oled öelnud, siis ometi minu südame igatsus on, issand, tulla tagasi sinu juurde, sest sinust on kõik. Sinust, issand. Ma arvan, see on üks hea viis, mida me lõpuks võtaksime siit kaasa. Issand, tahan käia koos sinuga. Iganes, mis see mulle maksma ei lähe, kui palju ma pean võitlema, ma tahan hoida kinni sinust, sest sinust on kõik. See laul on üks võrratu sõnumiga laul. Ja ma arvan, see on paslik ka niimoodi lõpetada, et see jääks kõlama meie sees. Ja võtta kaasa see endaga siit. Ja lisaks sellele muidugi issand õnnistus. Rahu ja armastuse Jumal. Hoia meie südamed, meie mõtted ja meie meeled õnnist tegijas Jeesuses Kristuses. Kuni ta meile järele tuleb, tahame olla valmis. Aita meid. Amen. Amen. Vennad õed, issand on meid kutsunud. Kinnitage teineteist, julgustage teineteist. Ja ka tänane sõnum on väga selgelt näidanud seda, et tõepoolest Jumal on valmistanud meie jaoks ühe võrratu paiga, see on taevas. Et hoidkem sellest kinni. Amen.